natukene räägin ka enda kohta. Ma oletan, et te mind väga hästi tunne minu eluteed, aga see on tänases ettekandes päris tähtis osa. Nüüd enda kohta räägin, et olen Mati Masing, vabakutseline loodusteadlane, nüüd juba 20 aastat. Alates hetkest, kui suleti Eesti Metsainstituut Tartus, mille looduskaitse osakonnas ma teadurina töötasin, jõudes enne seda kaitsta bioloogiakandidaadi kraadi teemal Eesti nahkhiired, asurkondade kaasaegne seisund ja kaitse ökoloogilised alused. Teadusasutuse sulgemise järel septembris 1996 polnud mul võimalik leida erialast tööd ning nii ma osutusin vabakutseliseks. Sest töötute nimekirjas ei saa inimene püsida vist üle 8 kuu. Ta kas leiab uue töö või sureb nälga. Mina uut tööd ei leidnud, aga nälga ei surnud. Ent eksperimendid inimeludega siinmaal jätkuvad ning seda labori kiire elu olen pidanud elama viimased 20 aastat. Et olen loomalt loominguline ja küllalt iseseisev kuju, siis kujunes mu teadlasteegi nõnda, et kõik oma tööd, uuringud, analüüsid, arvukad ekspeditsioonid Eestis ja mujal Euroopas, väitekirjad, teadusartiklid, ettekanded ja raamatud olen korraldanud, kirjutanud nii-öelda oma enese tarkusest, aluseks loomulik huvi mind ümbritseva ja minu poolt valitud uurimisteemade vastu. Kõikide oma kursuse ja väitekirjatööde olen ise olnud ka sisuline juhendaja ja ainult autor, ehkki vormiliselt oli kohustus, et juhendaja on mõni teine teaduskraadiga inimene. Juhtus aga nii, et Tartu Ülikoolis ja tegelikult kogu Eestis ei leidunud inimest, kes minu teadustöid sisuliselt juhendaks, sest selle eriala ametlikke eksperte ei olnud ja minu ettevalmistusest piisas. Paarkümmend aastat tagasi, kui sain teada, et doktorikraadi taotlevatele õppuritele makstakse elus püsimiseks piisavat stipendiumi mitme aasta vältel, proovisin astuda Tartu Ülikooli doktorantuuri pisimeetajate süstemaatika ja ökoloogia teemal. Kuid sellest keelduti mulle põhjust teatamata. Küllap polnud ülikoolile veel just tänavalt tulnud konkurenti vaja. Konkurendid pidid ju kõik surema nälga. Just see oli toonase poliitika eesmärk. Hävitada eksperdid, oma erialade väga head tundjad. 1992. aasta suvel toimunud üliõpilaste välipraktikumi ajal ütles mulle üks toona ülikooli ametitoolile sobinud kolleeg nõnda: tänapäeval ei ole nõuded üliõpilastele enam nii ranged. Järelikult doktorikraadiga juhendaja oli tolle ülikooli ametitoolile liig mis liig. Ühiskonna arendaja. Enam-vähem sama kaua kui vabakutseline loodusteadlane olen olnud tegev olemasoleva ühiskonna arendamises, kasutades selleks töövahendina arvutit, interneti ja elektroonilise meedia võimalusi. Olulise tõuke minu pöördumisel ühiskonna arenduse rajale andis sattumine tänavale teadlasena. Mõistsin, et selle teo põhjus on poliitiline. 90. aastate algul ja keskel suleti Eestis teadusasutusi ridamisi, samuti koondati teadlasi, heideti nad tänavale. Ning järelikult on muutus pea pealt tagasi jalgadele, eksperdid taas ametisse, see muutus ühiskonnas on võimalik vaid läbi poliitilise pöörde, mis omakorda saab võimalikuks siis, kui ühiskond on pöördeks valmis ehk
pöördepunktini arenenud. Ja nii ma olengi teadlikult arendanud Eesti ühiskonda, kasutades selleks minul olevaid võimalusi nüüdseks juba 20 aastat. Alates märtsist 1996 olen osalenud arvukates e-listides, lugenud ja kirjutanud seal, lootuses leida kaasteelisi ühiskonna arenduse teemas. Et kuni tänaseni pole ma kahjuks leidnud mitte ühtegi listi, mis selle teemaga tegeleks. See on minu jaoks hämmastav, sest juba paarkümmend aastat tagasi oli teada, et ühiskonna arendus on demokraatliku ühiskonna tähtsaim ülesanne. Kuulsin seda väidet ühelt ameeriklaselt umbes 15 aasta eest. Siin on valimik internetimaterjale, mille ma ise olen koostanud aastate ja aastakümnete jooksul ja kust saab minu kohta andmeid, minu tegevuse kohta ja ka avaldatud töid, nii netitöid kui ka esitlusi konverentsidel. Et siin on näha teemade kaupa ja siin on siis pealkiri aastaarv. Aga te võite seda kirja endale panna või fotografeerida või filmida, aga need andmed ma panen ka ise internetti. Et saate sealt ka hiljem vaadata, siis praegu ei ole vaja kirja panna. Et nüüd jõuame siis ühiskonna arenduse juurde, millega ma 20 aastat olen enda arvates tegelenud. Ja alustuseks mõned märksõnad. Esiteks demokraatia. Demokraatia, see tähendab rahva võim. See on sõna tulnud kreeka keelest ja see on laialt kasutusel vähemalt viimased 200 aastat kogu maailma poliitikas, erinevates riikides ja ühiskondades. Eesti Vabariigi põhiseaduse punkt ütleb nii: kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Sellest ilmneb, et põhiseaduse järgi on Eestis demokraatia. Seda väidavad ka enam-vähem kõik võimul olevad poliitikud ja nendega seotud võimu esindajad. Et milline on olukord tegelikult? Milline on olukord Eestis tegelikult? Sellest annab aimu minu ja paljude teistegi inimeste, kodanike, niinimetatud kõrgema riigivõimu kandjate kogetu 2014. aasta teisel poolel. Septembrist alates ilmusid tänavatele plakatid kirjaga "Vali mind" ja "Vali meid". Kõik need kutsusid valima Riigikokku erakondi või nende esindajaid. Mitte kusagil ei olnud juttu sellest, et kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, see tähendab teovõimelised täiskasvanud kodanikud.